No nii, eelmise mängu jutud, intervjuud, mõtted kõik edastatud ja läheme järgmise mängu juurde, mis siis meie ees siin Pärnu rannas rahti lullumas on. 10 minutit oleme küll ajakavast nihkes, aga pole hullu. Augur Enemat ja Nõmme Olipet jätkuvalt ikkagi siin areenil vastamisi minemas on. Tegemist siis viimase 2 aasta meistritega. Augur Enemat valitseb meister ja Nõmme Olipet aastane neid selle karika siin Pärnu rannas pea kohale tõsta sai, nii et saab olema põnev näha, kuidas see mäng kujunema hakkab. Hetkel igatahes meeskonnad juba valmis ja Augur Enemati poolelt siis Sander Lepik ja Rasmus Munskind seda avalööki sooritamas. Saharov nüüd siin aga võtakse viga sellest olukorrast, küünarnukk natukene liiga kõrgele läks Munskind kannatamaks. Aga meeskonnad mõlemad täna tegelikult ju ühe korra juba väljakul on käinud. Augur Enemat päeva esimeses mängus kell 12 alistas 10-4 Saue jalgpalliklubi ja Sander Lepik virutas seal mängus lausa 4 väravat, tõustes siis kokku 10 tabamuse peale, olles ka meistriliiga suurim väravakütt. Rauno Nõmmiku lisas omalt poolt 3 ja Kristjan Marmor 2 ja Joosep juba 1, nii et mehi, kes Auguri poolt täna juba skoorinud on, küll ja veel. Nõmme poole pealt vaadates päev nii ilusasti ei alanud, neil oli ka raskem vastane muidugi, Tander Äkkeriga pidi vastamisi minema ja normaalaeg lõppes 4-4, aga lisaajal siis ikkagi tuli nõmmekatel tunnistada Tander Äkkeri paremust. Aleksandr Zahharov 2 korda seal. Värava lõi lisaks veel Rando Rand ja kapten Andres Aniko. Nüüd väga hästi nägime, kuidas Rimmel hea tõrje tegi siin Munskindi löögile. Ja nüüd seal sai juba Lepik proovida, aga seekord ebatäpselt, nii et Lepikul nii kergesti siin mängus need väravad ei tule. 30 sekundit igatahes juba mängitud on ja siiamaani on mäng väga-väga põnevalt alanud. Rimmeli valmisolekut ja väravas juba testitud. Eelmisel etapil meeskonnad vastamisi läksid Augur Enemat ja Nõmme Olipet ja siis mäng normaalaega lahendust ja võitet ei leidnud. 3-3 lõppes normaalaeg ja lisaajal siis lõppeks Nõmme sai oma 4-3 võidu. Väga-väga pingeline see matš oli. Seal siis Rando Rand, Vaiko Tammevalli olid need, kes väravaid lõid ja Indrek Palm oli lõpuks võiduvärava autor. Augur Enemati poolt Kristjan Marmor sai kübartrikki hakkama, temal tänavusel hooajal kirjas kokku 6 väravat juba siis. Nii et vaatame, mida siit mängust tuleb. Praegu siin väga hästi Hans Tammevik on ründetsoonis Nõmmet abistamas, aga Joosep Juha ikkagi tuleb situatsiooni ja nüüd luku kaudu üritatakse avada ja Lepik, aga on Rimmel valmis seal olukorras. Lepikult väga hea üritus peaga üle Rimmeli tõsta taha posti, aga natukene jäi veel puudu. Aga jah, meeskonnad on võrdsed, seda näitavad ka nende viimased 10 omavahelist kohtumist, siis seis 5-5, mõlemad meeskonnad sama palju võidurõõmu tunda on saanud ja väravaid näeb samuti 6,7 keskmiselt. No, viimane mäng eelmisel etapil nägime 7 tükki, kui 4-3 mäng lõppes, nii et samas rütmis loodame täna jätkata, igatahes mängu algus on väga-väga tempokas olnud. Nüüd muidugi kerge söödupraak siin Nõmmiku poolt, aga ei ole hullu. Anname andeks sellega meie ja loodame, et väga palju sellist asja ei juhtu lihtsalt. Pigem tahaks näha ilusaid käärlööke ja muid selliseid lahendusi. Hindrimäe nüüd seal, aga ei saada palli omaks ja koondise esikinnas Markus Luksis palliga ette ründetsooni. Saab nüüd sealt keskele purjetatud, aga läheb pall liiga pikalt ette, nii et Nõmmele üle. Hindrimäe. Palm juba täna 2 väravat löönud on siin päeva esimestes mängudes. Nüüd seal oli Rando Rand. Korraks aktsioonis talle võimalus. Rando Rand siis eelmise hooaja meistriliiga parim mängija. Parim väravakütt ka, õiget arvu nüüd, ja Rando Rand kohe näitab ka, miks ta ohtlik on. Ei olnud üldse halb löök ja nurgalöök antakse sellest olukorrast, tundub, et Lukk sai näpud vahele. Esialgu tundus, et Randl ikkagi lõi ise üle, aga kohtunike silm on täpsem kui minu oma, kes siin märkmete, ekraanide, monitoride, juhtmete ja kõrvaklappide vahel üritab seda mängu teieni tuua. Aga Rando Rand jah, peast tahaks öelda, et 32 tabamust, ma loodan, et ma nüüd väga puusse ei pannud selle numbriga.
tundub muidugi väga suur arv, kui ma nüüd tagantjärele mõtlema hakkan, aga ühesõnaga palju neid oli ja tegelikult üsna kindel ülekaal Randal ka selle väravaküttide edetabelis oli teiste meestega võrreldes. Ja nüüd jällegi Rand oli aktsioonis ja Nõmme saab nurgalöökidest oma mängu üles ehitada. Vern Ruibo seda andma läheb ja ranna peale, aga natukene läheb liiga kõrgeks see pall ja Palm on sunnitud Rimmelile tagasi mängima. Palm nüüd ise saab kohe virutada siit vasaku õlaga, aga Truusalu tagumik on see, mis selle palli kinni püüab. Lukk ette. On seal nüüd Nõmmikul võimalus. Ja väga hästi saab seal jätkata ka selle palli. See oli Truusalu, kes oli rünnakut toetama läinud, aga ikkagi Rimmel on ülesannete kõrgusel. Natukene vahetusi. Jesper Juha ka väljakule, number 13. 2 Juhat siis nüüd Augur Enevati poolt meeskonnas. Joosep ja Jesper. Ja Lukk selle palli, mis sealt outi läks, endale nopib. Juha. Lükkab tagasi Lukule. Lukk kaugelt. Ei olnud üldse paha üritus, aga ikkagi põrke võttis väravast eemale, nii et Rimmel saab rahulikult oma väravalt palli mängu panna. Edovalt seal üritas palli saada, aga jõudis Augur Enevat piisavalt tagasi. Marmor nüüd lükkab äärele. Võitlusesse seal mehed kukuvad, aga vile vaik kohtuniku poole pealt ja nüüd Marmor siin ise kavalalt, muidugi, vanameister ikka klassi on kõvasti, muidugi kahju on muidugi Marmori kohta ka vanameister öelda, aga see on teine teema. Rannajalgpalli kogemust mehel on ju kõvasti. Paraku need õudsed põlvevigastused, mis sellele väga palju pitserit on vajutanud. Seda hoogu aeglustanud, aga hetkel on mees igatahes tagasi väljakul. Eelmisel hooajal ju tegelikult terve hooaja juba kaasa tegi, nii et siiamaani ta põlv on sellele koormusele vastu pidanud ja loodame, et nii ka jääb. Nüüd seal pildistatakse viga ja Werner Ruibo siis liivatorni ja karistuslööki tegemas. Aga kui me vaatame meistriliiga väravaküttide edetabelit, siis seal eesotsas hetkel tõepoolest troonivad Augur Enevati mehed. Et Sander Lepik on 10 peal ja teist kohta jagavad siis Rauno Nõmmiku 7-ga ja Saue jalgpalliklubi esipommitaja Janar Pajo ka 7-ga. Need on siis esikolmik ja ega paljugi Kristjan Marmor, kellel 6 tabamust kirjas sealt välja ja Envar Lauteril ka üks jalg värava poolt veel 6 kirjas. Ülejäänud mehed juba oma tabamust arvestuses tagapool. Üks huvitav asi, mida tänases kohtumises veel jälgida on, et kuidas pikem pink või siis pikem pink Nõmme poolt vaadates või siis lühem pink Auguri poolt vaadates seda kohtumist mõjutab. Nüüd Lukk seal Tammeviku vastu väga kavalalt ja väga hästi leitakse üles sealt tagant tulnud Werner Uibo, kes peaga saab üritada, aga siiski üle värava ja Lukk saab natukene kergendatud hingata, sest ei jõudnud sealt küljejoone juurest piisavalt kiiresti tagasi. Aga jah, Nõmmel siis 3 lisa. Oi ja kas ongi väravas Markus Lukk? Võtke välja on selle nimi. Lihtsalt võtke välja. Tõstame selle palli õhku, virutame selle täiest südamest lihtsalt Nõmme värava poole teele ja lati põrkest alla ja vaatame nüüd jällegi, kuidas Lukk lihtsalt tõstab selle palli õhku ühe hoobiga ja otse virutab südamest lati alla selle palli ja oi, rannajalgpall on ilus mäng, ma ei oska praegu mitte midagi muud siia kõrvale öelda. 1-0, 6,5 minutit, seda esimest perioodi mängitud ja Augur Enevat seda kohtumist juhtima minemas. Seda kohtumist juhtima läks. Ja nüüd lõpuks äkki saan oma selle vahetusmeeste jutu ära rääkida. Nõmmel tõesti 3 meest rohkem vahetusmeeste pingil. Kui palju see mõju avaldab sellele mängule? Sahharov, Lukk on valmis. Ja Lepik nüüd võtab Truusalu kaasa, Truusalu tagasi Lepikule. Lepik siin kohe vaatamas, kas saab käärlöögi peale, aga seda ei olnud. Nüüd muidugi antakse järgmine võimalus ja Marmor üritas käärlööki, aga ei saanud pallile hästi pihta.
Hindrimäe. Kaugelt Hindrimäe, aga see läheb ka kaugelt üle turvavõrgu, rääkimata väravavõrgust. Nii et jälle pallipoiss ilusasti turvavõrgu alt läbi ja Kuursaali poole vutt-vutt. Õnneks need puud ikkagi suurema hoonede pallidel kinni peatavad, aga tänu sellele tuleb seda ka muidugi Padrikust otsida natukene keerulisem, nii et vaatame. Sahharov ei saa palli ära löödud, aga ei olnud ka Truusalu selleks valmis, nii et ikkagi laheneb asi positiivselt seal. Nõmme Olibeti jaoks. Lukk nüüd puterdab palli, aga ei saa sellest olukorrast Tammevik palli kaasa. Lukkilt natukene ebakindel see algus, aga noh, jah, rannas selle põrke hindamine on alati natuke keeruline ka. Näeme korduses ka, kuidas Lukk tuleb selles olukorras välja. Ei saa seda palli kätte, aga napilt läheb mööda. Küljevõrk sahiseb, aga sellest mänguseis hetkel ei muutu. Marmor nüüd, otsimas Kamraade. Ei jõua see Lepikuni. Edovald lööb peaga ära ja Marmor mängu rahustamas. Augur Enevati poolt rahustab hoopis peale löögi, aga seal on Rando Rand seda blokeerimas. Joosep Juha ja tagasi Lukule. Kas Lukk nüüd tahab olla 2? Ei lasta tal teha, Hindrimäe tuleb kohe atakeerima, ei lasta teist korda tal nii kaugelt, nii rahulikult sättida. Juha nüüd Marmoril äärevahetus ja ei veab vanameistri. Veab vanameistri tehnika selles olukorras alt, aga noh, siin Olipetil ei tulnud isegi tavaline sööt välja, nii et kui sellega võrrelda, siis selliseid vigasid või eksimisi võib teha küll. Juha nüüd! Ai, see oli terava nurgalt tehtud löök ja see sinna väikse Kuuba esiklaasi lendas. Natuke tasuta reklaami siis ka väga hea kokteilifirmadele ja tundub, et täna lihtsalt on selline mäng, et võtan ja virutan palle ristnurka sellepärast, et niimoodi teeb ka Indrek Palm, kes mänguseisu viigistab ja no, ma ei sasi, kumb värav on ilusam. Ma pigem annan selle punkti hetkel Markus Lukule, kes ikkagi lati alla selle palli virutas ja Rimmel selle hüppega tegi, aga no praegu vaatame, kuidas Palmi löök ja noh, Lukk lihtsalt saatis pilguga seda palli. Ei ole paha algus sellele mängule. 3 minutit ja 10 sekundit avaperiood ja nüüd Munskindi üritus lendab 4-5 meetrit väravast mööda. Rimmel ette. Saab Sahharov ka suunata ja jalgpall ja rannajalgpall on väga äkiline mäng. Sahharov läheb muidugi Rimmelit kohe tänama ka. Tänud meest. Ei tea, kui palju üldse Sahharov sellele pallile tegelikult pead vahele sai, aga igatahes pidi saama, muidu see värav ju täpselt. Näeme seda viset taas ette tsooni ja Sahharov lihtsalt tõstab käed ülesse. Värav on tõsiasi. Nii palju ta Lukku segas, et Lukk ei saanud välja tulla ja 2-1 siis Nõmme Olipet seda kohtumist juhtima läinud on. See üritus nüüd ebaõnnestub Nõmmikul. Joosep Juha lükkab palli auti lihtsalt. Kuiba nüüd ei leia omasid, aga saab teise katse, et seda palli mängu panna. Rimmel. Palm. Üks värav on Palmil juba kirjas, vaatame, kas tahab kaugelt veel peale lülitada. Hetkel annab Rimmelile selle palli tagasi. Ja nüüd Lukk püüab ja ei ole Sahharovil seal võimalus sama trikki uuesti teha. Juha nüüd. Tagasi Lukule. Lukk nüüd Juhale. On ruumi. Virutab otse peale ja sai seal Munskind veel jalaga vahele, aga natuke üle värava ikkagi see pall lendas. Ette tsooni, aga ei jõua see pall Edovaldini. No Palm seal nüüd kukub väga dramaatiliselt, midagi ei ole ja see sööt on ebatäpne nüüd. Nõmmik üritas kaasa saada seal Kamraadi. Aga õnnega pooleks ikkagi pall Augur Enevatele jääb, nii et nemad hetkel tulemas. Ja see pall Edovald lööb nüüd puhtaks ja saab rahulikult Augur Enevat tagant tsoonist seda kõike ehitama jälle hakata. Lukk palliga. Juha. Kes virutab otse peale, aga see pall lendab nüüd kõrgelt kaugelt. Vot see pall oli nüüd täna küll esimene, mis jõuab ka Pärnu randa, mereranda, siis mul on selline tunne, sest üle luite see lendas ja edasi on ainult allamäge minek, nii et loodame, et mõni
sõbralik suvitaja, päevitaja selle nahkera kinni püüdis, aga jah, pallipoisi ilme, mis muidugi kaadris ei ole, reedab kõik, tema läks vantsides sellele pallile järele. Nüüd väga hästi saab, kas Uimbo saab palli kaasa? Ei saa ikkagi palli kaasa ja Munskins siin paneb jala ette, nii et nurgalöök tõsiasi ja Nõmme Olipet siis vaatamas. 50 sekundit avaperioodi veel jäänud mängida, nii et rahulikult otsida. Palm on muidugi taga, karjutada nime ka. Lähebki palmi peale otse õhust. Väga hea tõrje Luku poolt. Jätkuüritus seal ka rand, aga Lukk tuleb väravast välja ja püüab selle palli. Nüüd seal väga kavalalt, seal Truusalu seal aktsioonis ei saanud. Kannaga sai küll lükata. Nõmmiko ikkagi jah, aga jääb värav sündimata. 20 sekundit nüüd veel jäänud. Lukk ette tsooni. Nõmmiko peale. Nõmmiko lööb, aga takerdub jalgadesse ja Palm päästab palliga. Ei päästnud ära ja nüüd Rimmel ikkagi jõudis õigel ajal tagasi ja 7 sekundit. Lukk tuleb välja ja veel ühe korra üritatakse seal jätkata, aga ebatäpselt, nii et 2-1 seisuga. Avaperiood lõppeb. No siin jah, Hindrimäe lööb veel Joosep Juhale pihta. No, Juha küsib, et kas oled sealt sammult natukene peast nikastanud, aga noh, õnnetult kukkus välja. Oodame, midagi tõsist ei ole, nii et naudime jälle tantsutüdrukuid, kordusi, ilusat ilma, rannajalgpalli ja noh, kes kõrvale siis ka tantsulaulupidu. Tantsutüdrukud taas kord, ehk siis soe aplaus neile. Optibet, põnevate elamiste kodu. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Rannajalgpalli tantsutüdrukud olid teie ees. Ja jätkame mänguga. Nõmme BC Olipet versus SK Augu Renemaa. Jätkame siit selle mänguga. Viimase 2 aasta meistrid omavahel vastamisi on Augu Renemaalt Nõmme Olipet, hetkel siis tunamullunud tšempion. Nõmme Olipet mängu 2-1 juhtimas. Kõikidele tavajalgpalli või murujalgpalli sõpradele soovitan nüüd 30 sekundiks heli maha keerata, kui te ei taha teada, mis Levadia Flora mänguseis on. Pealinnas hetkel siis meistriliiga liider vastamisi minemas on ja hetkel Flora juhtimas 17. minutil Erik Sorga penaltist. Flora juhtima 5. See teada on edastatud kõikidele jalgpallisõpradele. Jätkame siit Pärnust ikkagi rannajalgpalli kommenteerimist. Asju, mida vaadata, täna on küll ja veel tavaline jalgpall, rannajalgpall, laulupidu. Aga täname ja kiidame teid kõik, kes te veel meiega olete. Mänguseis siin Pärnu rannas 2-1. Tuna Mulluse ja Mulluse meistri vahel. Markus Lukk siis 5 Augu Renevat juhtima, aga Indrek Palm ja Aleksander Sahharov on need, kes Nõmmele eduseisu andsid. No seal Hindrimäe taas aktsioonis ja on seal mitu meest pahased või noh, pahased on siin palju öelda. Lukk on lihtsalt vigane, aga Truusalu laiutab käsi, et mida see mees üldse teeb. Meenutame, et siin avapoole lõpus Hindrimäe virutas veel palli vastu Joosep Juhat. Ka natukene ebasportlikult, nii et mõtlemisainet. Aga kohtuniku palliga jätkatakse sellest olukorrast ja no, Lukk muidugi natukene kurjutsemas seal kohtunikega, aga ei midagi siit juhtu ja Annika annab palli viisakalt Augu Rennematile tagasi. Nüüd seal jah, kui niimoodi palli tagasi anda, siis võib isegi ohtlikuks. Tuleb ikkagi ise ka valmis olla pärast seda, kui palli ära annad. Rimmel nüüd. Ette tsooni. Aniko. Hindrimäe kaugelt vasakuga proovida, aga keerab see palli ikkagi. Ei tea, kas isegi tuule abiga.
ütleks, et tuul on siin Pärnu-rannas küll praegu väga-väga tõusnud, kui kaadrisse tulevad ka need kõiksugused lipud, mis siin leebivad, aga ei saa lippudest rääkida, sest Rimmel on pudistamas ja kas nüüd kukkus seal väga valesti või lihtsalt liiva silma. Tundub, et ikkagi liiv silmas, igatahes jah, hetkel ta palli auti viskas. Sest ju sekundid hakatakse kohe lugema, kui pall väravai valduses on. Jah, tõepoolest. Päris palju ju liiva talle näkku lendas, kui Marko Truusalu siin aktsiooni läks, nii et vett näkku. No, kas saab nüüd ikkagi Rimmel oma nägemise korda? Jah, tundub, et midagi hullu pole ja Rimmel siin Mäeuru kaudu palli taas mängu panemas on. Ette tsooni nüüd, aga Anikole jääb natukene pikaks see pall ja tuleb Lukk sellesse olukorda sisse. Lukk nüüd paremal äärel, kes on Marmor seal. Aga konksutab ja saab löögile ka, aga Priit Määrg julgelt tuleb olukorda. Nüüd siin jätku olukorras kõmmutatakse palli kõvasti. Hindrimäe. Kaugelt lööb, ei olnud üldse paha löök, aga Lukk on valmis ja pantrüppega alt post ära toob ja nüüd muidugi kas tõest. Noh, siin olukorras väga palju õnne praegu Nõmme Alipatile, et Rimmel hindas olukord valesti ja pall, mis tegelikult oleks pidanud ka väravast mööda lendama, nägime seda ranne alt oli võlu ja valu, et võttis nii sellise põrke, et oleks peaaegu väravasse veerenud. Aga järgmine liivaküngas oli see, mis ta lõpuks peatas täpselt värava joonel. Rimmel ette nüüd. Ei jõua see pall Anikoni. Marmor Truusalule, aga läheb natukene pikaks. Rand. Mäeorg. Natuke selja taha jäi see pall. Truusalu lõikab vahelt, aga ei saa palli piisavalt endaga kaasa. Rand seal ees muidugi 3 mehega võitlemas ja kas tõesti Rando Rand saab sellest olukorrast värava? Ei saa. Markus Lukk ikkagi hüppab järele sellele nahkerale ja saab enne värapäevane ületamist selle enda valdusesse, aga noh, Rando Rand seal 3 mängija vahelt pluss veel ju Markus Lukk ka ikkagi suutis selle palli kuidagi Nõmme Olipeti väravas teele panna. Vaatame siin jätku. Jah. Ma isegi ei jõua kirjeldada seda kõik olukorda, sest siin oli selline tohuvapohu, aga Nõmmik oli lõpuks see, kes selle lähilöögi teha sai, aga Rimmel oli valvas. Näeme seda kõike veel kordusest, loodame, et see liiga pikk ei ole, sest nurgalöök ikkagi jätkumas on, aga tõesti paras segapudru siin korraks oli, pall põrkas kõikide meeste vahelt, Nõmmik on lõpuks see lähilöök. Nüüd siin saab isegi Sander Lepik nurgalöögi järgsest olukorras kohe üritada, aga seal on ka Nõmme mehed valmsad, nii et teiselt poolt saavad nurgalööki andma minda ja Rasmus Munskind palli juurde, kui pall kunagi sinna ka jõua. Nii, olemas. Uibo aitab ka veidi kaasa ja mäng saab jätkuda. Saavad siin lüüa ja Marmorile väga ilusasti kombineeriti see pall Marmoril jala peale, aga ikkagi meetrikese väravast mööda. Tammevik tagasi Rimmelile, uuesti saab jooksu peale selle palli, aga löögiüritus seal teha ei saa ja nüüd nurgalipu juures trikitamas seal Nõmmiku vastu. Ja noh, kui see oli löök, siis see oli väga optimistlik üritus ja tsenderduse jaoks ka selgelt liiga tugev, nii et ega sealt väga head lahendust ei olnud ja lõpuks väga kehv lahendus tehti. No Lukk nüüd saadab selle palli ka Puulatva kinni, aga õnneks Puulatva on pallipoisi jaoks sõbralik. Palm nüüd saab Marmorist mööda. Ei, Marmori ikkagi kogenud kalana. Keha sai piisavalt vahele ja nüüd siin muidugi augur juba kaugelt Munskind, aga see pall ei jõua omadeni ja Rimmel mängu jahustamas. Palm. Kaugelt Palm üritab. Ei olnud üldse paha üritus, ikkagi 1,5-2
meetrit väravast mööda ja Lukk seda kõike kontrollimas oli oma pilguga. Tõsi, korra on ju Lukk kontrollinud oma pilguga ka seda, kuidas Indrek Palm talle värava lõi. No nüüd siin Munskind kõiki nõudsid viga, mida ei olnud, oli viga. Aga jah, natuke ta käärlööki segati seal. Midagi liiga hullu siiski ei ole. Ai, see oli hea löök praegu Marko. Ei olnud Marko Truusolt, Rauno Nõmmikult. Aga napilt üle värava. Lukk nüüd tuleb välja ja klaarib olukorra. Mäeorg. Mäeorg ise aktsioonis, aga see on Uibo. Jaa, ikka jääb Markus Lukk nendele pallidele ette. Meetri pealt sai hetkel Werner Uibo proovida, aga ei suutnud kollkiprit üle mängida. Paremal äärele Marmor. Ja visuaalselt tundub, et see 3 liigse, või liigse on vale öelda, 3 lisavarumehe roll natukene hakkab ikkagi Nõmme kasuks töötama, et Auguri mehed on selgelt rohkem väljakul viibinud ja väsinud, aga teine asi on muidugi see, et kui su esimesed 4 mees, kes platsil on lihtsalt tasemelt nii palju kõvemad, siis on vähe kasu, aga nüüd Priit Raamatul väga hea võimalus, aga pall kerib ikkagi valele poole posti. Ette nüüd, aga ei jõua see pall seal. Jesper Juha oli aktsioonis ja noolimas. Lukk nüüd ette. Ja taas Jesper Juha peale, aga valele poole suunab ta seda palli praegu ja Nõmmik on nüüd, kas tuleb kääriga? Ei, lükkab tagasi ja Lukk taas palli peremeheks. Lukk nüüd Edovald läheb peale, aga ikkagi jääb kontrollib seda olukorda, nii et nüüd ilmselt Joosep Juhale siia vasakule ette tsooni hoopis otse. Nõmmiku saab otse õhus proovida, aga Priit Mäeoru selg takistab seda olukorda. Ja nüüd kas saavad lõpuks Nõmme mehed teise värava veel? Ei saa sealt olukorrast. Raamat oli aktsioonis ja Markus Luku tõrjet noolimas, aga Nahkera ikkagi kindlalt Augur Enemati väravahi valduses. Ette tsoonis Ander Lepik, aga mehi on nii palju ümber, et tuleb isegi hakata trikitama enda värava poole sealt olukorrast, nii et nüüd Truusalu ja lükkab ka tagasi selle palli. Uibo nüüd, aga sealt olukorrast ka tagasi lükatakse see pall. Ja hea on öelda, et enam ma ei pea seda eetrit täitma siin üksi, vaid saan tere öelda ka Eesti rannajalgpalli isale, võib vist ka natukene naljatades öelda, et tegelikult siis rannajalgpalli vedaja meil Eestis Kari-Andre Kask. Tervist kõigile ja hea on üle pika aja ka mängu kommenteerida ja just seda Õhtulehe seltsis, nii et just väga heale mängule on ka sattunud siin Nõmmemees Olivet ja SK Augur Enemat, et mäng hetkel tundub, et väärib seda seisu. Mäng on tõesti väga põnevalt alanud. Väravatest iluväravad ka ju samamoodi. Ma ei tea, kas te siit kõrvalt jõudsite kiigata Markus Lukki alguse kauglöök, mis lati alt sisse lendas ja Indrek Palm vastas ju Nõmme poolt täpselt samamoodi. Ja see oli ilus kauglöök sealt tagant, aga hetkel ongi siis näha väljakul Eesti rannajalgpalli täielikku tipptaset ja tõesti on nauditav vaadata ja nüüd läheb penaltit lööma kauaaegne Eesti koondise peatreener ja nüüd siis Nõmme BSC Olibeti mängija Rando Rand ja üks kindlamaid mängijaid läbi aastate olnud, nii et kindlasti üle 10 aasta juba siin Eesti rannajalgpalli väljakutel toimetanud ja endine nii-öelda ka jalgpallimeistriga parimatud mängija, nii et vaatame. Jah, Rando Randile neid tiitleid võib külge panna igasugused, on ta valitud ju aasta treeneriks rannajalgpallis, eelmise aasta parim mängija, suurim väravakõtt. Neid tiitleid on uhkelt, aga need tiitlid ei loe mitte midagi, kui praegu Markus Lukk üle ei suuda mängida siia penaltipunktist, nii et vaatame. Kindlalt alla nurka see pall läks, nii et mänguseis siis 3-1 praegu. Näeme ilusasti korduses ka, kuidas Rand hoo jooksul rahulikult
paremasse alla nurka siis tema poolt vaadates või Luku poolt vasakusse alla nurka selle palli lükkas ja Ranna jaoks siis tänavuse hooaja 6. värav Rannas. Nimi on jah vastavalt, nii et sobib hästi selle mänguga, nii et tundus jah, et Lukk nagu kaitses, aga tegelikult oli suhteliselt ossa. Siin oli pealt Joosep Juha kauglöök ja Marko Trõusalu, kes on harjunud peaga väravaid palju lööma koondise eest. Nüüd proovis seda teha jalaga ja seekord ei õnnestunud ja Nõmme BSC Olüpet on seda mängu 3-1 juhtima. Aga kui me mäletame eelmisest mängust, siis Nõmme poisid samamoodi esimesed 2/3 mängisid väga hästi Tanderi vastu ja olid kogu aeg juhtimas, aga see viimane 3/3 on siis nendele nii-öelda vanakestele. Siin on juba mõned mängijad on sellised juba 38 pluss, et siin juba eluaeg mänginud, et on võib-olla natukene see 3/3 jäänud jah, veidi selline füüsilise alla, aga hetkel saavad väga hästi hakkama. No tegelikult ju selles mängus peaks ka olema Nõmmel väike eelis, 3 meest rohkem protokolli kantud on, puhanud jalad teoorias, aga see on kõik teooria, rannajalgpalli ei mängita paberil, vaid hoopis liiva peal ja praegu Rimmel võtab ikkagi selle palli Munskindi pea pealt ära. Ja rannajalgpallis on jah hästi oluline just see taktika pool ja just see pool, et kui kiiresti ja sa neid vahetusi teed ja millal ja täpselt, et see kõik, need 2 meeskonda loomulikult Eestis väga kogenud, et eks nad teavad, mida nad teevad ja seda on ka näha hetkel, et keegi Nõmme eriti ei kiirusta peavad eduseisus, nii et. Nüüd vaatame Raamat seal aktsioonis, saab ka, ei jõua see pall, oli tagapostis kapten Aniko seda palli noolimas. Sealt vaevalt, et vanameister mööda oleks löönud, aga see on kõik oleks seda olukorda juhtunud ja nüüd juba Markus Lukk palli enda valdusesse saamas. Ja ma ei tea, kas sa juba mainisid, aga siis SK Augur Enemati rivistuses mängib siis praegune Eesti rannajalgpallikoondise peatreener Kristjan Marmor ja et see on väga hea duell, nii et treenerite vahel ka taktika versus taktika ja mängumehed versus mängumehed, kuidas nad siis seda mänguplaani ellu viiad, aga nüüd Werner Uibo poolt see mõnus kiire käärelöök, Markus Lukk selle tõrjub. Jah, ega Kristjan Marmoril siin tegelikult tööd ja mõtlemisainet on küllaga, et kui praegu saab rahulikult veel klubi jalgpallile keskenduda Augur Enemati ridades, siis ei saa ma siin rääkida mitte midagi ja läheb vist Markus Lukki arvele. Tundub, et Markus Lukk saab tõepoolest selle kohtumise teise värava. Võib-olla siin, eks kordus näitab kohe, kas keegi sai veel pea vahele ka. Kuskilt ta ripsas, aga vaatame kohe. Aga ei anta meile seda korduse võimalust. Tühja sellest kordusest, ega fakt on see, et värav löödi ja 2-3. Vaatame, kas tõesti Nõmme suudab teist korda taas selle. See võis isegi Nõmme mängijast, vaatan, et kas äkki Priit Mäeorg sai ripsakased peast, aga igastus Markus Lukk. Mina kannan selle igatahes Luku arvele, mida te oli see, kes jah selle löögi tegi ja kellest kõik alguse sai, jah. Mida kohtunikud protokolli kannavad, eks me selle vaatame pärast järele, aga tõepoolest sa enne juba mainisid seda, et Nõmme esimeses mängus täna samamoodi kell 1, kui nad läksid Tanderiga vastamisi, olid eduseisus. Lõpuks pidid lisaajal tunnistama Tander Äkkeri 5-4 paremust, nii et üks selline valus mahamängimine täna juba Nõmmekatel turjal on. Aga kui me võtame veel hetkeks selle eelmise mängu siin Tanderi vastu, mis tõesti lisaajal alles kaotati, siis 12 sekundit enne normaalaja lõppu oli Nõmme veel taga 4-3, nii et vanameister ehk siis Nõmmekate talisman Aleksander Saharov on siis selline mees, kelle peale võib alati loota ja lõi selle viigivärava 4-4 ja hetkel teda küll väljakul Saharovi siis ei ole, aga ütleme, Saharov ise ütles ka, et miks siis lisaajal kaotus tuli, oli see, et tema isa läks peale seda väravat puhkama. et 3 minutit mängiti ilma temata. Hea on ju teiste peale näidata, kui ise väljakul ei olnud, et oleks saanud paremini, aga eks seal ka oma tõetera sees ole. Vaatame, teist perioodi 30 sekundit veel jäänud, et Augur seda viigiväravat jahtimas on. Raamat seal muidugi teeb väga usinat kaitsetööd ja võtabki selle palli ära Joosep Juhalt, aga ikkagi sihitult. Lihtsalt oli vaja palli ette ära klaarida ja Lukk nüüd kaugelt. Opa, ja täna tundub, et Lukku päev on, nii et Lukk on löönud täna palju väravaid juba, vähemalt 2 juba selles mängus. või 2 on selles mängus, jah. Et ja, võib öelda, et Lukk on lahti. Lukk on lahti ja Nõmmekad peavad nüüd leidma võimaluse see Lukk jälle kinni panna. Ja kindlasti ta peale peab võtma, sest et rannajalgpallis on juba nii, et väravaht on tegelikult ka väga aktiivselt mängus kogu aeg sees ja on ka mitmeid võistlusi olnud, kui väravaht on meeskonna kõige resultatiivsem mängija, nii et on ka selliseid juhuseid.
teine kolmandik on läbi, 3-2 Nõmme Tunamullune meister siis juhtimas Mulluse meistri Augur Enemati vastu, aga nii kaua vaatame meie natukene tantsutürkuid, natukene kordusi ja natukene kommertsteadaandeid. Augur Enemati poolt vaadatuna 2-3. Nüüd aga taaskord, head inimesed, veidikene ilu. Optibet, põnevate elamuste kodu. Tüdrukud. Ja tänase eelviimase mängu viimane periood on algamas omavahel koos valitseb meister SK Augur Enemat ja Nõmme BSC Olipet. Nõmme BSC Olipet juhtimas seda mängu 3-2. No nii, mäng siin Pärnu Optibet Rannaareenil jätkumas ja Nõmme Olipet 3-2 juhtimas Augur Enemati vastu. Siiamaani väravaid on tulnud, keskmiselt meeskonnad ju samamoodi 6,7 väravat mängus omavahel virutavad, nii et selle loogika järgi 1,7 on meil tulemas. Ja kindlasti tuleb veel, sest ega SK Augur Enemati poistel on see ego ka ikkagi piisavalt suur, et valitsevate meistritena kindlasti tahavad sellest mängust võitu võtta, kui me võtame, et eelmistel mängudel nad ju said 2-0 võitu, nii et kindlasti eelmine nädal siis, et kindlasti sellist asja nad ei saa endale täna lubada enam. Ja mõni sõna kohtunikest ka, et meil näiteks on peakohtunik hetkel siis on Avo Kärkman, kes on ainsa eestlasena siis jalgpallialaselt vilistanud ka maailmameistrivõistluste finaalturniiri, nii et on ka hetkel väljakul, et nii mängijate kui kohtunike poole pealt on väljakul siis Eesti rannajalgpalli täielik tipptase. Aga jätkame siis mängu kommenteerimist, viimane kolmandik ja mängu on tulnud Aleksander Zaharov, number 10 Nõmme poolt. Kui sa enne mainisid, et auguritel on suured egod ja tahtmist täis, siis tegelikult ju ma ütleks, et üks mees, kes selles mängus veel ühtegi tabamust pole saanud, on ju meistriliiga suurim väravakütt praegu Sander Lepike. Et noh, siin muidugi väga ilus ilunumber Rasmus Munskindi poolt, aga enne kohtunike vile on kõlanud, et tegi seal vea. Ja viga oli, sest ta lükkas Priit Raamatu siis pikali ja see oli Rasmus Munskindi viga, et kohtuniku otsus igati õige. Aga jah, Lepik ju tänavusel hooajal 10 tabamust löönud on, nii et ja Augur üldse kõige resultatiivsem meeskond ju, 31 tabamust siin siiamaani 5 mänguga, no näitab, et mehed armastavad kõmmutada ja kõmmutavad palju, nii et see 2 praeguses mängus on ikkagi väike pettumus. Ja kui sa mainisid Sander Lepikut ja kui ma mainisin SK Augur Enemati eelmise nädala 2 kaotust, siis nad on omavahel väga otseselt seotud, et Sander Lepik eelmistes mängudes puudus ja mitte põhjuseta, vaid Sander Lepik astus abieluranda, nii et abielumees on ta nüüd tänasel etapil ja siis pidi ei ohverinud oma pulmasi selle mängu eel, et mul on lihtsalt hea meel, et abielurannast on jõudnud ka Pärnu randa, et saada rannajalgpalli mängida, et see on ikkagi kõige olulisem. Sest no ütleme, tegelikult ju neid puudujaid erinevatel põhjustel, no üks väga kurb puuduja Sauel, kes eelmises mängus just oli, nemad ju said siin 2 nädalat tagasi ühe väga kurva uudise, kui nende üks asutajaliikmetest ja endistest kaptenitest Erki Liiv õnnetul kombel siit ilmast lahkus, nii et iga mees on ju rannajalgpallis, eriti kui ta on veel meistriliiga tasemel, väga arvel, nii et täpselt 1-2 puudujat ja mäng võib olla hoopis teistmoodi. Praegu meil liiga palju puudujaid ei ole, sina muidugi oled suurem ekspert, kui sa Auguri nimekirja vaatad, kas siin peaks olema veel keegi, kellest võiks puudust tunda? Jah, et siin põhimehed on ikkagi täna leidnud tee siin randa ja on kohal, et
et ma siin kiire vaatamise poolest on jah ikkagi endised koondise või hetke ja endised koondise mehed on väljakul ja teetame meeste tulemuse meeste taha kindlasti ei jää, et siin. No nüüd siin kapten Aniko tegi väga hea käärlöögi ja võib öelda, et Markus Lukk tegi veel parema pantritõrje. Meeste taseme tõestuseks, just kui see etüüd meile praegu ette mängiti. Ja nüüd vaatame Nõmme poolt, Nõmme alati lahendab nad mingi kombinatsiooniga need nurgalöögid ja nüüd SK Augur. Lepik läheb otsima seal marmorit teiselt äärelt, aga Marmo tahab proovida kääri, aga läks söödu peale välja ja nüüd Rasmus Mundskind päästab omakorda Auguri mängijad siis Nõmme rünnaku eest ja nüüd Markus Lukk tundub, et tuleb ka rünnakule ise ja teda peab täna kindlasti peale võtma ja nagu jälle Vaiko Tammeväli tegi pealt super tõrjeda, sest et hetkel oleks seis 3-3 kui Vaiko poleks jõudnud sinna, aga väga hästi. Pealt oli väravaht versus väravaht, nii et Lukk testis, kas Vaiko on valmis. Vaiko oli valmis. Ei taha nüüd Rimmelit kuidagi halvustada, aga tema ju ühe Luku palli pidi selle tagant välja võtma. Nüüd Tammeväli näitas, et niimoodi tuleb neid palle tõrjuda ja ei andnud siin on ju vanakoolimees Vaiko Tammeväli ja Rimmel on siis nii-öelda nimetame siis uus tulija. Mäeorg! Ja Lukk oleks peaaegu teinud sellise vea, et läks liiga välja võib-olla väravast ja Määrg oleks pealt karistanud seda, aga Auguri õnneks siis, või tähendab vabandust. Jah, ikkagi, Auguri õnneks, jah, see vall sisse ei läinud ja seis endine 3-2 siis Nõmmekad on juhtimas. 9 minutit veel jäänud, nii et rannajalgpalli on küll ja veel ja no mida aeg edasi, kuna üheväravaline eduseis siis, või kaotusseis Auguri poolt vaadates kindlasti võtavad rohkem riske, et siit midagi kätte saada, sest need 2 kaotust, mis nad eelmisel nädalavahetusel jah, oligi see ju. Oli küll, jah. Eelmisel etapil said väga suure põntsu andsid, tõsi, neid erinevaid kaotusi, mis siin tuld on küll ja veel, isegi Tander Häkker ju siin esimesel etapil sai üks jalgväravalt kaotuse, mis oli minu jaoks üllatav. Ja üks jalgvärav võttis ka ju teisel etapil Nõmme vastu võidu, nii et esimesed mängud on väga-väga põnevad ja ka tabeliseis näitab, et üks jalg tuli sellele mängudel tuli 3. kohana, nii et siin on kõik on väga-väga võrdsed mängud, mis on teeb nagu rõõmu, et kõik võistkonnad võivad kõiki võita ja ka täna Saue jalgpalliklubi võitis omakorda üks jalga, nii et kõikidel no seal ja kohtuniku vile vaikis. Mundskin nõuab väga aktiivselt sealt seda viga, aga ja see oli ka penalti alas, nii et oleks penalti tulnud hetkel, aga kohtunike vile vaikib järelikult viga ei olnud. Kui tabelist veidi rääkida, siis ju tänavusel hooajal tõesti ainult 5 meeskonda kaasa löömas. Nii-öelda eelmise hooaja 2 peksukotti võib ikkagi kahjuks öelda. Alfa ja Rõuge Saunamaa erinevatel põhjustel meistriliiga tasemel pillid kokku pakkisid, nii et esimesed 5 meeskonda, kes vähegi konkurentsivõimelised olid, alles jäid ja seepärast see ju hooaeg tänavuga ettearvamatumaks on kujunenud siin algfaasis. Ja nagu öeldakse, et tipp on alati terav ja alati ka igas liigas võib olla, eks ju. Ja ongi 4-5 meeskonda on sellised, kes neid tiitleid välja mängivad ja siis tänavu on jah, kõik need 5 meeskonda selleks ka võimelised, et süsteemi muutus on ainult selline, et mehed peavad saama nüüd hooaja lõpuks 4 hulka, et mängida siis play-offis selle tiitli peale, nii et ehk siis 5. ei taha keegi jääda ja hetkel tundub, et kas nüüd Rando Rand ebaõnnestunult ikkagi see pall põrkab ja no muidugi ja andis penalti, Ago Kärkmäel andis penalti. Muidugi kukkumine oli uhke, karje oli veel uhkem, seda ma hindama ei hakka, aga penalti on tõsiasi sealt. Aga Ago Kärkmäel oli päris lähedal, et tõenäoliselt seal võib-olla ikkagi kontakt oli vastu jalga ja penalti siis Nõmme kasuks. No, ja Rando nüüd selles mängus juba teist penaltit lööma. Rando ja teist korda lööma läheb. Lukki vastu ka, nii et eelmine kord Markus Lukk hüppas õigele poole, aga löök oli niivõrd täpne lihtsalt, et ei ulatanud seda päästma, nii et Rando Randil on võimalik 4-2 viia Nõmme BSC Olüpiat juhtima. Ma tean, Kari, sa ise esiliigas ka mingil määral toksid. Kas sa väravast oled ka kunagi pidanud oludesunnile rannajalgpallist sattuma? Olen olnud ja kui tundub, et see väravatöö on, et no mis ta ikka, et ei jookse ju nii palju kui mängijad, siis tegelikult on ta päris füüsiliselt ka läbivõttav ja sest, et rannajalgpallis kogu aeg midagi juhtub ja kogu aeg neid lööke tuleb ja et see on tegelikult päris raske amet. Aga tegelikult ma tahtsin küsida seda, et kui eelmine kord löödi vasakusse alla nurka sinu poolt vaadates, siis mis sa nüüd teed? Mina arvan, et Rando lööb Markus Lukki poolt vaatus paremale, alla.
Prohvet, tegelikult oli keskele vist Keskele, enam-vähem. Aga värav on tõsiasi, Randi teine, Nõmme Olipeti 4. selles mängus ja 2-väraline eduseis on hetkel taastatud, siis Nõmme Olipeti poolt vaadates. No see seis peaks nüüd olema piisav, et SK Auguri Ennemati mehed nagu vihale ajada, et siin enam midagi tagasi hoida küll ei ole, et nüüd vaatame, kuidas siis valitsevad meistrid oma potentsiaali ja taset siin nõmmekate vastu näitama hakkavad ja läbi Marmari pallaks vahel mängima Marko Truusalu ja Sander Lepik. Selline kombinatsioon siis. No, Lepik löögile sai, see on kindlasti juba pool võitu, arvestades, et 10 tabamust on kirjas tänavu, aga praegu sihik natukene veel paigast ära. Aga käärlöögi puhul muidugi seda sihikut timmida on ka natukene keerulisem. Hetkel võib öelda, et on Auguri poole pealt on põhimõtteliselt on Eesti Rannajalgpalli koondise esiviisik on väljakul. Et kõik on koondises mehed ja mängumees number 7 Truusalu on siis läbi aegade hetkel Eesti Rannajalgpalli koondise üks edukamaid väravakütte ja tema pooled väravad on löödud peaga, nii et kõik nurgalöögid ja karistuslöögid on, tema pea on selline, mida peab peale võtma. Ma arvan, et seal on oluline ka see, mis pea sees on, ehk siis nii-öelda see ründaja ta mängib peaga nii sõna otseses kui kaudses mõttes, nii et see on väga oluline. Nüüd vaatame, kas saab, Uibo ei saa seda palli kätte, nii et Lepikul, aga väga kavalad tahtsid teha, aga Uibo lõi selle palli klaariks ja Truusalu. Kui korraks Rando Ranna juurde peatume enne, ei saa peatuda, Truusalu seal paremalt äärelt minemas on. Ilusasti ehitavad rünnakut üles Lepikule, natuke kõrgest, Lepikut oleks võinud panna. Oleks võinud proovida, jah. Sest Lepik igast asendist neid käärlööke ikkagi peale udjab. Tõsi, pooled korrad lendavad nad üle selle ilusa ranna laine. No minu kaader praegu brittis, et mina siit vaadates vaatasin ka, aga siis ma vaatasin, et Vaiko jäi liiga rahulikuks, et ju ei olnud. No nüüd kas Priit Raamat ei saa palli kaasa. Uibo! Ja sees. See pall on sees. Pall oli sees. Werner Uibo ja seis on 5-2 Nõmme BS Olipeti kasuks. Natuke üllatav isegi see 5 väravat, mis hetkel Auguril löödun on, et nad kaitses ikkagi on kuidagi väga passiivsed tunduvad. Et kuidagi sellised lihtsad vead kuidagi ja ei tulda enam tagasi ja siis Nõmme on need suutnud muidugi väga edukalt karistada. Ja teine asi, kui ma räägin siin seda, et Auguril enim väravaid lõinud meeskond 33 nüüd siis koos selle mänguga, aga täna 2 väravat ainult Markus Luku poolt, et nende ründefaasist või mängufaasist ei ole tulnud. Et natukene üllatav seegi. Kuid nüüd tuli mulle meelde, loomulikult kui seda mängu nüüd vaadata, siis Augurilastel on ikkagi puudu mängumees nimega Taavi Tammo, kes on Eesti üks edukamaid kaitsemängijaid Eesti koondisest ka, et seda kaitsemängijat hetkel ongi neil siia vaja ja Taavit täna kohal ei ole, aga Augur peab saama hakkama ka ilma Taavi Tammota. Ja nad on kindlasti selleks suutelised ja mängida on muidugi väga palju, et siin Rannajalgpallis 4 minutit 37 sekundit, siin võib muuta veel väga palju. Truusalu nüüd, takerdub see seal Nõmme Olipeti mängijatesse, aga pole hullu, saavad kohe külje audist aidata ja nüüd Markus Lukk tuleb ja ilusasti Kristjan Marmor lendavaks väravmaiks. Tulemas Auguri poole pealt. Ja ma ei tea, kas sina vaatad tähele, aga ütleme, Joosep Juha ja Kristjan Marmor nagu ise väga nagu peale ei taha lüüa, et püüavad selle sööduks ikkagi mängida, et väga palju võimalusi minu meelest jätkavad hetkel kasutamata, et peaks rohkem ise ka proovist. Mõlemal mängu meil on väga hea löök. Edovald nüüd trikitamas seal on ja kas ta nüüd ei teadnud, et siis Marmor on Luku asemel väravas, et oleks võinud ju tegelikult igast asendist kohe proovida, aga jäi see löök hetkel sündimata ja nüüd seal Tammevik ei saa ka palli kätte, nii et Munskin siis Augurit rünnakule viimas. Ja siin 2 mängumeest on pikali maas Nõmme poole pealt. Mina panin tähele, et Tammevik sai küll seal õnnetul kombel Munskindi ajast natukene vastu nina löögi. Ja on vaja seal ka natukene selgitus- ja rahustamistööd teha mängijate vahel, aga tundub midagi hullu ei ole. Aga Tammevik on praegu siin kaadris ka, aga tõepoolest samal ajal on pikali ka, kus on, ei näegi, kes seal. Priit Mäeorg on samamoodi ju Nõmme enda karistusalas pikali. Mis seal juhtus, minul jäi kaadrist välja. Ja SK Augur Ennemat on teinud hetkel
sellise taktikalise vahetuse, et nad on võtnud siis Markus Lukki väravast ära, asendanud mängijaga Kristjan Marmoriga ja Ranna jalgpallis kasutatakse sellist taktikat selleks, kui tahetakse natukene palli rohkem liikuma saada ja mängijad suudavad seda võib-olla natukene kiiremini teha ja ka tagant pealelööke, nii et vaatame, kas see toob neile edu ja pall ongi Kristjan Marmori käes ja nüüd, kui tema kui mängija peaks hakkama seda mängu nüüd juhtima ja no, Nõmme taktika pehmelt öeldes on hetkel üks mees väravas ja 4 meest vastaste väravas. jaa. Nüüd siin Juha saab ikkagi palli kontrolli alla ja lükkab Marmorile tagasi. Ette tsooni kohe, Lepik. Mäng on läinud küll elavamaks, natuke nagu kiiremaks on Auguri poolt läinud, vaatame, kas see ka neile tulemust toob. Sest kaitse nõmmekatel on hetkel peab ja on väga hea. Nüüd on muidugi see, et mängijatel, ma arvan, et see Auguri viisik siis, kuna Marmor on ka platsil, peab ikkagi selle 3,5 minutit natukene vähem ikkagi lõpuni vastu pidama, et siin enam vahetusi ei tehta. Või kui siis ainult viimase minuti peal, kus tõesti ju 3 väravat see vahe 2-5 hetkel siis Auguri poolt vaadates. No, Rando Randil on siin kõvasti aega, et seda palli mängu panna. Ja tagant läbi, Vaiko Tammeväile ka alustatakse seda mängu üles ehitamist. Tagasi Randole, Rando suunab selle peaga edasi. Ja palli jõuab Marmorini, kes siis paneb palli kohe läbi Juha mängu. Ja vaetaksegi siis Marmor nii-öelda mängu kaasa. Vaatame, kuidas see edu toob. Nüüd nõmmekad peavad natuke rohkem lihtsalt tööd tegema ja neid mängijaid jälgima. Sealt olukorras... Ja ei antud ikkagi viga. See oli, tundus, et Palm tegi konkreetselt vea siin. Ja ma tahaks isegi Palmi enda reaktsioon oli selline, et anna andeks, jah. Ja nüüd nad no, kohtunikud omavahel siis... Kohtunikud suhtlevad omavahel läbi mikrofonide ja SK Auguri Enemati mängija, kas on Lepiku? Ma ütlen ka, et kaadri väliselt vahepeal Kristjan Marmor on kollase kaardi, et pidas vajalikuks natukene täpsustada, kuidas see olukord tema silmade välja nägi, aga ei olnud kohtunikud selle selgitusega päri. Ja Lepik on nüüd püsti tõusnud ja mäng jätkub siis nõmmekate palliga ja ütleme, SK Augur on lasknud hetkel emotsioonidel liiga üles kütta, et mängule ei keskenduta ja mängida on vaid 2 minutit ja 23 sekundit, nii et... Hetkel teeb suu tõesti rohkem tööd kui jalad, ütleme... Et aega veel tegelikult on, et saaks nüüd see rahu tagasi ja... No, Tammeväli nüüd, pikk ette. Ja proovib. Ja väga ohtlikuks läks isegi see pall. Marmor suutis selle pealt päästa ja nüüd... Ja suudab. Palli ei mängu. Juha, teine Juha, siis Jesper Juha vahepeal tuleb platsile, et ikkagi vahetavad natukene seda viisikut. Ei pea need mehed siin kõik need viimased 5 minutit järjest vastu. Ja seal antakse, näitavad kohtunikud, et Nõmmele läheb see pall, nii et... Minut 50. Armuaega on vähe Auguril. Ja Nõmme on selle väljaku väga laiaks tõmmanud enda jaoks ja neile väga sobib, sest aeg läheb ja taktikaliselt Nõmme mängib hetkel head mängu. Marmor, no 1,5 minutit, aga raske uskuda, et siit juba 3 tuleb. Ja lööb, lõpuks lööb. Tal väga-väga hea löök on ja oli võimalus karistada tagasi, aga ma arvan, et väga hea löök, et ta võiks seda tihemini kasutada, et need pallid hakkavad sisse minema, mida rohkem ta lööb. No nüüd tuleb ilmselt katse 2, ei, lükkab kõrvale. Joosep Juha. Ette tsooni, aga ebatäpselt ja noh, minut jäänud. Pigem võiks kirjutada need 3 võidupunkti Nõmme kontosse. Sellisel juhul Nõmme, kes hetkel on ju liigatabelis viimasel kohal, tõuseks hopsti kohe 3. Oleks see ka liigatabelit silmas pidades kindlasti meeldiv. Absoluutselt tõesti, vahed on nii väiksed, et Nõmme on langenud viimasele kohale siin ja vajasid seda võitu nagu õhku. Ja tundub, et see võit ka siit tuleb, sest et 3 väravil eduseis on 45 sekundit on veel vaid mängida. Ja Uivo lööb ette ja noh. Ja Randol on veel võimalik hat-tricki selles mängus. Kas läheb proovima? Hakkab trikitama ja Nõmmika mängib aega hoopis. Tuleb pingilt ka hea soovitus, et nüüd tuleb Rando Rannal hakata kukkuma. No, kas nüüd Tammevik? Ja see oli nüüd see viimane nael kirstu. Seis on 6-2 ja see mäng on Nõmme BSC Olüpeti poolt võidetud. Nüüd võib kindlalt öelda, kui mängida on vaid veel 22,4 sekundit. Väljakal kombel täpselt samasuguse skooriga lõppes ka ju meie esimene telemäng. Et tundub, et
ja skoorid on läinud suuremaks jah, sest kui meil mängud sellel hooajal algasid, siis olid kõik mängud väga-väga sellised väikeste skooriga. Täna me oleme juba näinud 10-4 ja 5-4 oli teine mäng otsa ja nüüd siis 2 korda 6-2. Või noh, mine sa tea, 22 sekundit on veel aega ja nüüd jah. See nõmmiku üritus kusagile ei jõua ja Marmor nüüd ka veel lükkamas äärele. ja kas nõmmekad teevad veel ühe? 2-0, kaitset üldse ei ole pead enam Auguril. No Uibo näol on juba selline naeratus ka, et ise ei usu. Seal Anikol oli aega kõksida, on vist 7 korda seda palli endale ette. Ja Vaiko Tammevälli veel kaitseb ja Nõmme BSC Olüpet sai enda jaoks väga-väga vajaliku võidu, 3 punkti ja tõusavad kohe edetabelis siis, nagu sa ütlesid, 3. kohale ja sellega ju rannajalgpall tegelikult siin Pärnu rannaareenil ei lõppe. Tõsi, teleülekandesse tuleb väikene paus, aga kella 6 tuleb siis veel Thunder Hacker üksjalgvärava mäng, aga nii kaua saame veel nautida mõtteid ja intervjuusid sellest mängust. Jah, et võtame mõlemad meeskonnad siis ühe mängi ja jätkame intervjuudega. Nõmme BSC Olüpetist Werner Uibo. No, SK Auguri vastu võit võetud, et kas see on põhimõtteliselt liigas kõige magusam või on keegi, kellega veel magusam on madistada? Eks valitsevat meistrit on alati hea võita, nii et ma arvan, et Augur nii või naa selles kontekstis kui ka läbi aegade, et eks on meil on kõvad madinaid, nii et alati hea võita neid. Aga eks siin on, kõiki on vaja võita kokkuvõttes. No nii, aga selle mängu, et kuidas sa ise hindad, et mis see valem oli, millega te Augurist nagu seekord paremad olite? Mulle tundus, et me suutsime mängudistsipliini võib-olla lõpuni paremini hoida kui nemad, et mulle tundus, et 4-2 oli siuke murdemoment, selline 60-50 penalti olukord, 4-2 randlõi ära, et mulle tundus peale seda nad läksid natukene, nende mängujoonis lagunes ja me hoidsime lõpuni nagu siukest head tasakaalu, et nii kaitses kui ründes hoorikalt. No te olete ilmselt üks kõige, no vähemasti kõrvalt vaadates, kõige paremini kombineeriv meeskond või kõige mõtestatumat mängu mängivad. Et kuidas teil need trennid välja näevad? Kui palju te nende joonistega tegelete tegelikult? Hea küsimus. Ma arvan, et eks iga trenn on läbi mõeldud ja iga trenn kannab mingit eesmärki suures pildis, kuidas me tahame ju oma mängu mängida. Et ma arvan, et siin ei ole võib-olla isegi küsimus selles, et mida me konkreetselt selle hooaja treeningutel teeme, vaid mida me oleme viimased 10-12 aastat teinud, et see kõik on meid täna nagu siia toonud ja lihtsalt, et võib-olla selle hooaja trennid on veel mingite väiksemate nüansside lihvimised kui üleüldine mängujoonis, nii et jah, iga element on oluline mängus. No, teil on see hooaeg olnud tegelikult mängud sellise kuidagi üles-alla, et te olete suutnud võita siin kasvõi SK Augurit täiesti muretult ja samal ajal siis ka tunduvalt eeldatavasti nõrgematelt meeskondadelt pidanud kaotusi vastu võtma, et mis selle ebastabiilsuse taga on? Võib-olla ei ole isegi meil ebastabiilsus, vaid ma kahjuks eelmist etappi ei saanud ise mängida, aga mulle tundub, et need 5 võistkonda liigas ongi võib-olla ühtlased ja heal päeval nii-öelda väiksed nüansid mängivad ühele või teisele poole ja kõik võivad kõiki võita, et selles mõttes on vähemalt tore, et võistkondi on vähe, aga kõik on väga ühtlased ja põnev on nagu igat mängu mängida. No suur tänu ja jõudu siis, nii et kuulsite liiga ühtlane ja häid mänge tuleb kogu aeg, jälgige. Aitäh!